tere, head sõbrad. Seekord on meil üks pidusöök valminud. Mõtlesin seekord ei piina teid pika söögi tegemise videoga, vaid juba näitan, mis meil laual on. Pidusööki me tegime sellepärast, et teate ju küll, et kuidas need peolkäigud on, tuleb süüa kõike ja hästi palju ja pakkuda tuleb kõike ja hästi palju, nii et ikka kõikidel oleks pärast halb olla. Mis meil on siis alati menüüs: kartulisaarad, makaronisaalad, kana, sealiha, kala, külm soelaud, kõik jutud. Ja siis veel laste sünnipäevadel palju krõpsu on ju, ja siis suhkrujooke ja torti ja kringlit ja et ikka niisugune mõnus kõhuvalu oleks garanteeritud. Rimi andis meile sellise väljakutse, et kuidas siis teha tervislik ja mitte selline ülepaisutatud peolaud, ja mõtlesin, mis me siis pakume ja välja mõtlesin. Meil on täna menüüs kõrvitsapüreesupp, mida me oleme kusjuures pakkunud Linda teisel sünnipäeval, kui meil käisid külalised. Tegin suure 5-liitrise potitäie suppi ja kõik kiitsid. Ja siia juurde oleme pannud väikse köögiviljade valiku. See võiks kindlasti olla suurem ja laiem, et ma arvan, et kui on niisugune värske suupiste laual, et seal ei pea nüüd koonerdama, et meil on täna niisugune proovipidusöök, et siis meil on küll väiksem valik. Ja mis siis magustoiduks on ju tort ja kringel ja kõik need jutud. Meie hoopis jälle läksime teist teed, pole meil ei kooki, ei kringlit, ei torti, vaid tegime hoopis kama magustoidu. Te vaadake vaid, milline võimalus on ägedaid nõusi kasutada, kui suppi serveerida. Kui on kartulisalat, siis nii ägedaid nõusi kasutada ju ei saa. Ja lisaks köögiviljadele muidugi meil on siin puuviljad, väiksed snäkid ka laual. Ja niimoodi näiteks armastas minu vanaema alati peolauale apelsine lõigata, nii et see on väikene vanaema nipp. Ja siin siis on meie kõrvitsapüreesupp juba serveeritud mõnusate peekonitükkidega. Linda, kuidas on? Hea tissu? Kas pakume seekord ka sünnipäeval kõrvitsasuppi? Kas sõbrad ka söövad? On teil koolis kõrvitsasuppi olnud? Ainult lasteaias. Lasteaias oli, jah? Väga hea. Aga meie siit jääme siis sööma seda meie proovipidusööki ja varsti ongi Linda sünnipäev, nii et siis saame ehk uuesti teha.